Nii, kiitus Jumalale. Lähme Jumala sõna juurde. Jumalal on kindlasti midagi head meie jaoks täna valmis pandud. Amen. Palvetame ühe hetke. Isa, ma palun, et sa ilmutasid täna meile seda, mis sinu südames on. Isa, et ilmutuslikud teadmised saaksid istutud meie südamesse. Isa, me haarame usus kinni, et sinu sõna võiks meid vormida, kujundada. Isa, ava mulle ka sõna uks, kuulutada sinu tahet, sinu plaane ja eesmärke, et iga inimene, kes sellest sõnast on ammutamas, võiks saada muudetud. Tänu sulle see eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Amen. Nii, kiitus Jumala. Ma lähen täna edasi tegelikult selle sama teemaga, mida ma eelmisel korral rääkisin ja räägin meie mõtlemisest. Nüüd see on tegelikult niivõrd mahukas teema, et seda peab tegelikult päris pikalt uurima, et see võiks meile tõesti kohale jõuda. Aga kuna ma räägin tervenemisest eelkõige, siis lähme 3. Johannese kirja esimesse peatükki siis. 3. Johannese 1. Ja loen 2. salmist. Et see on midagi, mis Johannes on siin kirjutamas. Ja see on Jumala tahe meie jaoks, mida ta on ütlemas. Mitte lihtsalt üks kirja sissejuhatus, ma olen seda varem ka välja toonud, et me ei vaataks ühtegi piibli kirja just sellisel kombel, et see on lihtsalt midagi kokku kirjutatud, vaid et see on Jumala sõna, mis on meiega rääkimas. Ja sellepärast siin ei ole lihtsalt mingisuguseid suusoojaks sissejuhatusi, vaid siin hakkab rääkima Jumala vaim meile, mis on tema tahe. Ta ütleb, armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve. Nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Nüüd, kuna see on natukene vanem eesti keel ja mõningad väljendid võib-olla kõlavad siin nagu nii ja naa, siis ma loen sulle kohe siia, mis laiendatud tõlge ütleb. Ja laiendatud tõlge ütleb, et armas, ma palun, et sa oleksid jõukas igal viisil ja sinu ihu oleks terve, nagu ma tean, et sinu hingel läheb hästi ja see on jõukas. Nüüd, kuna ma tegelen mõtlemisega ja meie tervisega, siis siin on üks väga oluline printsiip, mis ta välja toob, see sama side, mis ta toob välja just, et see, mis on toimumas meie hingega, mõjutab otseselt meie tervist. Nüüd, arstid võivad seda ka mingis mõttes kinnitada, kuigi et me ei raja oma usku arstide arusaamadele, aga päris suur protsent erinevaid haigusi, mis inimesed nii-öelda põevad, on seotud nende mõtlemisega. Nüüd, täna me vaatame natuke seda ka, et mismoodi see mehhanism tegelikult toimib, miks see niimoodi on tegelikult. Miks see, nagu öeldakse, mõjutab konkreetselt ka meie füüsilist ihu, see, mis toimub meie mõtetes. Nüüd mõni mõtleb, et kas need mõtted on mingisugused eriline vägi või energia. Mõtted iseenesest ei pruugi olla mingisugune vägi, aga nendel on potentsiaal midagi luua ja midagi sünnitada sinu elus. Aga see on väga oluline see ja sellepärast ongi tegelikult väga vajalik see ka, et me valime seda, mida me mõtleme. Sest et kui sina siia sündisid füüsiliselt siia maailma, nüüd ma usun, et sellest on mingi aeg igal ühel meil möödas ikkagi juba, siis sel hetkel, kui sa sündisid, siis sinul kui väiksel lapsel ei olnud eriti mingit informatsiooni ja ei olnud ka eriti mingisuguseid märkimisväärseid mõtteid kohe alguses. Aga need hakkasid järjest tulema. Ja kust kohast need hakkasid tulema? Siis ümbritsevast keskkonnast, inimeste kaudu, pealt tekkis see võimekus üldse asjadest aru saada ja asju seostada oma vahel ja asju kokku panna ja siis nagu öeldakse, laps hakkab arenema ja ta õpib ka mõtlema. Ja tegelikult ta õpib ka seda informatsiooniga ümber käima. Sellepärast näiteks on ka see loogika väga paljus, ütleme ka meie seadushandluses, et lapsel, ütleme, kuni 18 aastani ei ole teatud nii-öelda vastutust päris või nii-öelda täit õigust teatud asju teha. Miks pärast, sest et see on niisugune kokkuleppeline number võetud, aga see on see sama just, et ta ei saa veel asjadest nii piisavalt aru ja ta ei suuda neid asju kõiki oma vahel kokku hinnata seda informatsiooni, et teha õigeid valikuid enda jaoks. See on selle loogika, mis on paika pandud. Nüüd, aga kus ta hakkab neid õigeid valikuid tegema, on see, et kui ta ammutab ja saab õiget informatsiooni. Nüüd,
vaatame korra õpetussõnade 23.6, ma puudutan mitmeid kirjakohti ka uuesti, mis ma eelmine kord puutusin, aga et see nagu õpetus ilusti jookseks sinna kokku, mis Jumal tahab öelda, siis meil on vaja need asjad uuesti läbi vaadata. Õpetussõnade 23.6. Nüüd ma loen ta küll praegu ette selle, nii nagu ta siin meil eestikeelses tõlkes on öeldud, aga ma hiljem kasutan teist tõlget ja sealt tuleb see põhipunkt, tuleb välja selle kaudu. Õpetussõnade 23.6 ütleb, ära söö kadeda leiba ja ära ihalda tema maius palu, sest ta on niisugune, kes arvestab ise ennast. Söö ja joo, ütleb ta sulle, aga ta süda ei ole sinuga. Nüüd ta räägib ühest kadedast inimesest, kes küll, nagu öeldakse, pakub sulle midagi. Ehk siis jätab väliselt mulje, et ta tahaks nagu sulle süüa juua anda. Mis siis iganes see situatsioon on siis. Aga tema ütleb, et tema süda ei ole temaga. Või sinuga tähendab siis. Nüüd ingliskeelne ütleb selle 7. salmi koha peal niimoodi. Nii nagu ta mõtleb oma südames, selline ta on. Ja siis ta ütleb, et söö ja joo, ütleb ta sulle, aga tema süda ei ole sinuga. Me näeme seda, et selle inimese nii-öelda käitumist ja nii-öelda hoiakuid nii-öelda lükkab tagant, võiks öelda, või käivitab see, mis ta oma südames mõtleb. Miks teda kvalifitseerida võime, siis selles kirjakohas kvalifitseeritakse ta kadedaks inimeseks, sellepärast, et tal on kadeduse mõtted. Kade inimene ja kadeduse mõtted. Need mõtted, mis sina paned oma meeltesse, selliseks inimeseks sina kujuned. Nüüd sellepärast ongi tegelikult, me olen seda varem ka koguduses kindlasti rääkinud ja õpetanud ka, et need, kes on lapsevanemad, nad peavad väga hoolega jälgima seda, mida need lapsed siis ütleme multifilmide mõttes vaatavad, samuti ka raamatute mõttes, mida nad loevad, milliste sõpradega nad läbi käivad. Mõni küsib, et nagu me ei saa ju kõigile asjadele nii-öelda raame asju panna peale. Nüüd see sõltub sellest, mida me tahame kujundada sellesse lapsesse. Nagu õpetussõnad ütleb, et õpeta poisile teed, mida mööda ta peab käima, siis ta ei lahku sellest ka vanast east. Ehk siis mis asja? Temasse pannakse juba õiged mõtted, õiged mõttemallid, õiged hoiakud ja suhtumised ja nüüd see kujundab selle teekonna, mida ta käib. Ehk siis missugused valikuid ta suuremaks saades teeb. Et see ei ole päris juhuslik, et nagu öeldakse lihtsalt, me ei saa midagi teha, et lapsed kasvavad selliseks, nagu nad kasvavad ja teevad ise oma otsused ja asjad. Ja nad teevad ise oma otsuseid, aga lapse vanem saab sellele panna väga selge suuna. Ja mõni ütleb, et me ei tohi liiga ranged olla, me peame ikkagi valikuvabadust andma. Me peame aru saama, et see sama valikuvabadus on sageli väga ohuga. Sest meil on antud inimene kätte, keda me oleme vormimas. Kui me räägime lapsest siis. Me oleme teda vormimas ja selles mõttes, mismoodi vormimas. Just nende sõnadega, mida ta kuuleb, mida ta loeb, mida ta temasse pannakse. Nii et vaatavahel inimesed isegi tahavad mõne inimese kohta öelda, et ta on ju sündinud sellisena. Mis me saame taga teha ja mis iganes. Nüüd muuseas, see ei ole tõde. Keegi ei ole sündinud mingisuguseks inimeseks. See, nagu öeldakse, see on meie valikute tulemus, mis me selle informatsiooniga või nende asjadega oleme teinud, mida me oleme kuulnud ja mida meile on räägitud. Nii et see on väga oluline tegelikult, et me haarame nendest asjadest kinni, mis Jumal on meie kohta ütlemas. Mitte selle järgi, mis me lihtsalt oleme kuulnud, et mis nii-öelda meile on öeldud, et me oleme lihtsalt sündinud selliseks. Nüüd, meil on terve hulk seadusi, Eesti riigi seadusi, mis panevad teatud reegleid ja raame paika. Ja need seadused ei ütle, et näiteks mõni inimene on vargaks sündinud, me ei saa midagi teha, peame tal laskma varastada. Või mõni inimene on mõrvariks sündinud, me ei saa midagi teha, eks siis tuleb tal lasta mõrvata. Keegi ei tee selliseid rumalusi. Ütlevad, meil on reeglid, meil on seadused, see asi ei ole lubatud ja nii see on. Nüüd, kas võib inimestel tulla sellist tüüpi mõtteid pähe? Nüüd, sa ei pea nii-öelda oma käega märku andma, aga sa võid lihtsalt kaasa mõelda. Ma olen kindel,
et igaühel meil mingisuguses eluhetkes või perioodis või situatsioonis on tulnud pähe, et varastaks kuskilt midagi. Sa ei pea seda noogutama isegi kõvasti midagi taolist. See kindlasti on tulnud pähe. Aga mis sa oled teinud sellega? Sa oled pannud sellele stopi. Sa oled öelnud, et nagu öeldakse, ma ei tee seda. Ja miks sa seda oled öelnud, et sa ei tee seda? Sellepärast, et sa oled pannud enda jaoks teatud standardid paika. Ehk siis see on vale, ma ei tee seda. Me räägime mõtlemisest tegelikult, kuidas mõtlemine kujundab inimesi ja kuidas mõtlemine kujundab inimeste käitumist ja tegelikult, kui me räägime just tervisest, siis ka tegelikult see, mis me oma mõtlemisse paneme iseenda kohta ja selle kohta ka, mis Jumal meie kohta on öelnud, see määrab otseselt see, mis me saame olema. Et see ei ole lihtsalt juhuslik, ei ole mingisugust saatuse poolt määratud, inimesed on selliseks või teistsuguseks või iganes. Kõik on muudetav. Nüüd saame aru, me võime täna olla mingisuguses kohas, mis võib-olla ei ole kõige parem, mis võib-olla on negatiivne. Me räägime võib-olla tervisest ja räägime ka mõttemallidest ja räägime võib-olla inimestest, kes võivad isegi sõltuvustes erinevates olla ja nad inimesed on teatud kohas. Aga sellegi poolest meil tuleb aru saada seda, et seda on võimalik muuta. Seepärast näiteks kristlasena me ei peaks kordama kaasa selliseid väga tuntud lauseid, joodikud parandavad näiteks ainult haud. Kõlab väga tuntult ja võib-olla isegi inimeste jaoks loogikaga, aga tegelikult seda on võimalik muuta. See nõuab kuidagi ka selle inimese tahet ja tema koostööd sellega, aga Jumala sõna on võimeline seda muutma. Aga miks see inimene on kujunenud selliseks, ütleme, kui ma räägin näiteks alkohoolikust, siis et ta on sõltlane. See on tegelikult mõtlemises kinni. See, et ta mõtleb sellisel viisil, et tal on seda vaja, tal on teatud tunded sellega kaasas, et see tekitab selle hea tunde, see on talle välja pakutud ja ta on sellega läinud kogu aeg, nagu öeldakse, üle igasuguste piiride raamide ja kogu aeg seda, nagu öeldakse, mänginud ja kogu aeg otsinud sellest seda naudingut ja mida iganes veel siis. Ja vahetevahel mõni inimene ütleb, et mõni inimene teeb seda selleks, et nagu oma muresid uputada. Et kas pole naljakas selle juures, et ta uputab nüüd ühe korra ära sinna, järgmise hommikul ärkab üles ja mitte midagi ei ole paremaks läinud. Nii et see on selles mõttes ka selline pettus. Saab nii-öelda kaineks, saab oma pildi uuesti selgeks, ta on täpselt samast kohas. Samad probleemid, samad asjad vajavad lahendamist, samad asjad vajavad korda seadmist ja ta võib-olla uuesti võib üritada alustada sellega, aga ta ei jõua kuhugi. Nüüd näitab võib-olla sõltuvustest, aga saame aru, nüüd see väga paljus on otseselt seotud inimeste mõtlemisega. Mõtlemisega. Nagu see sama kirja kohta ütles, et nii nagu inimene oma südames mõtleb, selline ta on. Järelikult, kui me tahame muuta selle, missugune inimene on meil vaja muuta tema mõtlemine. Vaatame korra Rooma kirja. Ja see on ka kirja koht, mida ma eelmisel korral kasutasin, aga ma kasutan seda uuesti. Rooma 12 ja 1. Nüüd Paulus siin ütleb seda, kui sa vaatad Rooma kirja algusesse, sa ei pea isegi praegu vaatama, aga sa võid ise hiljem vaadata, siis seal päris alguses ta ütleb, et ta kirjutab kõigile pühadele, kes elavad Roomas. Ja pühade puhul ta viitab kristlastele. Sa võid ise vaadata hiljem kirja algusest. Nüüd, kui ta jõuab 12. salmi, siis kellele ta kirjutab? Kristlastele. Ja siin ta ütleb, ma manitsen teid nüüd vennad. Ka see juba ütleb selgelt, et kellega räägib, eks ju. Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Nüüd ta ütleb seda, et kristlastel tuleb midagi selleks teha, et nad ei muutuks selle maailma sarnaseks. Mis tähendab selle maailma sarnane olemine? Nüüd, kui me vaatame piiblis seda väljendit see maailm või üldse maailm, siis ta ei räägi niivõrd füüsilisest maakerast kui sellisest, mis iganes nendest erinevatest kontinentidest ja asjadest, mis siin maa peal on, vaid ta räägib sellest maailmasüsteemist, mis on tegelikult kuradi meelevallas. Ja ta ütleb, et me ei peaks selle sarnaseks muutuma.
Mis ta tähendab, et me oleme selle sarnaseks muutunud? See tähendab seda, et kui sa vaatad seda konteksti, mismoodi me muutume selle sarnaseks, kui me võtame omaks nende mõtlemise. Sa võid korra jätta siia nagu järje vahele või ma loen nüüd teise tõlke, sul ei olegi kuhugi mujale keerata selle juures. See on inglise keeles on selline tõlge nagu New Living Translation ja see teine salm ütleb niimoodi selles tõlkes, see sama kohta siis. Ärge kopeerige selle maailma käitumist ja kombeid, vaid laske Jumalal muuta end uueks inimeseks, muutes selle, kuidas te mõtlete. Kristlastele öeldakse, et nemad võivad muutuda uueks inimeseks. Nüüd tänu Jumalale, kui sa saad kristlaseks, siis sa sünnid uuesti. Sa saad päästetud. Sinu süda saab uueks. Teine Korintlastele 5.17 ütleb, et nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Mis see tähendab? Tema sisemine inimene, tema süda sai uueks. Juba need tõlkid isegi ütlevad selle kohta, et ta sai seesmiselt uueks inimeseks. Ja tal hakkas uus elu. Üks tõlge ütleb seda, selle koha peal ka isegi seda. Nüüd, kui see uus elu on alanud, siis midagi on sinust saanud täiesti uueks. Miks ma ütlen midagi? See on seesama arusaamine, mis peab olema. Piibel räägib meist kui vaimust, väikse tähega siis, kellel on hing ja kellel on ihu. Nüüd kaks osa sinust ei ole, väga olulised osad ei ole sinust nähtavad füüsilisele silmale. Nad on küll, ütleme, meie hinge mõtlemine lõpuks on väljendunud küll füüsiliselt võib-olla meie sõnade ja käitumise kaudu, aga see, mis on toimumas sinu vaimus ja mis sinu südames, see ei ole siiski üldreeglina kohe näha. Aga nüüd, mis sai uueks? Sinu süda sai uueks. Me kasutame väljendit, Piibel kasutab väljendit uuesti sündima, päästetud saama, ülalt sündima, erinevad sellised väljendid on Piiblis kõik sees selle kohta. See tähendab, et sisemine inimene sai uueks. Aga midagi ei saanud uueks. Võib-olla sa oled näinud inimest palumas seda patuse palvet ja ta on võib-olla väga siiras, võib-olla pisarad voolavad ja ta annab oma elu Jeesusele, ta on väga tõsiselt võtab seda asja ja see väline emotsioon muidugi ei näita alati tõsisust, aga ta teeb seda siiralt, ütleme. Nüüd sel hetkel, kui ta, ütleme, kui isegi palvetas võib-olla põlvitus maha, kui ta tõuseb ülesse, tema juuksevärv on samasugune, tema kehakuju on samasugune, tema välimus on samasugune. Midagi, mõni võiks öelda, kuule, aga meil polegi midagi ju muutunud. Nüüd see ongi sama, et tema füüsiline ihu ei muutunud sel hetkel. Muidugi me saame aru, Jumala tervendav vägi on kätte saadav ka kõigile, kes vajavad seda, aga üldreeglina see tavaliselt kohe ei ole näha. Nüüd ka sel hetkel ei muutunud tema hing. Mis see hing on? Nüüd sellega seoses on tegelikult natuke segadust vahest kristlikus maailmas ja me kasutame, ütleme kristlikus kontekstis vahest väljendit, et inimesed, hinged vajavad päästmist. Ma olen sirutumas välja, et hinged võiksid tulla päästmisele, võiksid tundma õppida Jeesust ja nüüd, kui sa hakkad Piiblit uurima, siis selles kontekstis see ei ole kõige parem väljend, sest et hinge päästmine on see, mis Piibel räägib, seesama, millest ma räägingi tegelikult, meele uuendamine. Ja see ei ole see, mis annab inimesele garantii, et ta saab taevasse. Mis asju sa nüüd ütlesid? Inimese süda saab uueks ja saab päästetud. See on see, mis annab talle garantii, et ta saab taevasse. Sest inimese mõtlemine, muutumine on protsess ja see ongi see hinge päästmine. Ja see ei pruugi, nagu öeldakse, täielikult protsess lõppenud olla sel hetkel, kui ta isegi võib surra ja ta läheb ikkagi taevasse selle põhjal, mis on tema südames toimunud. Niisiis, see on väga oluline see, et me saaksime aru sellest, et nagu öeldakse, kui me isegi räägime hingest, siis see tähendab inimese emotsioone, tema tundeid, ka mälestusi, tema mõtteid, asju, mis ta teab minevikust, mis on toimunud, kõik. Nüüd, mis asi see on? Nüüd, kui ma alustasin sellest samast pagasist, mida inimene alguses, kui ta sünnib füüsiliselt siia maailma, tal ei ole seda pagasit. Tal ei ole eriti mingisuguseid mõtteid, arusaamasid, tal ei ole, need on kõik tekkinud ja ta on saanud need selle ümbritsevast nii-öelda maailmast või enda ümber tegelikult inimeste käest nii-öelda elus olles ja kuuldes ja vaadates ja mõeldes ja mis iganes. Me näeme, kogu see informatsioon on talle tulnud väljaspoolt sisse ja teda on kujundatud selliseks, nagu ta on nende selle väljaspoolt tuleva informatsiooni põhjal. Ja siin me näeme sama, kui ma olin ikkagi nüüd teine Rooma kirja 12. peatükis, ta ütleb, et ärge muutuge selle maailma sarnaseks.
Me näeme seda, et tegelikult see maailm üritab meid vormida selliseks, nagu me tegelikult ei peaks olema. See on see mõte on tegelikult ka siin selles kirjakohas just sees, et ärge muutuge, ärge laske, ärge võtke selle maailma nii-öelda mõttemalle või siis just seesama käitumisi ja kombeid omaks. Nüüd ta kommete all ei mõtle ainult seda, et ma ei tea, on olemas igasugused kultuurilised viisakuse käitumised, ta ei räägi sellest ainult. See on palju laiem nii-öelda ala tegelikult. Ja ta ütleb, et me ei peaks võtma selle maailma siis käitumist ja kombeid omaks, vaid lasta muutma ennast uuesti inimeseks, muutes selle, kuidas me mõtleme. Nüüd, kas pole huvitav? Jumal on see, kes muudab meid, aga meie peame muutma oma mõtlemise. Nüüd seda peame aru saama selles, et need Jumala sõnast tulevad mõtted, Jumala sõna asjad, mis ta räägib meile, mida me loeme piiblist, nendes on tohutu potentsiaal sinu elu muuta. Ja samas oleme ausad, kahjuks ka negatiivsetel asjadel on potentsiaal sind muuta. Kui ma ennem tõin välja selle laste teema, ütleme laste puhul, et lapsevanemad peaksid jälgima seda, mida lapsed siis kas loevad, tänapäeval peale rohkem isegi vaatavad, kuulavad, siis miks nad peavad seda jälgima? Sellepärast, et sellel materjalil on potentsiaal neid kujundada. Miks, nagu öeldakse, ka meil, kui meil olid lapsed väiksemad, me olime selles väga nii-öelda konkreetsed ja isegi võiks öelda väga karmid ja ranged. Me jälgisime seda, mis multikaid või asju nad vaatasid, missugused arvutimänge või asju nad üldse mängisid ja need oli üllatavalt vähe tegelikult kahjuks. Sest meil on tänasel päeval väga paljud igasugused arvutimängud ja asjad on kultust ja kõik võimalikke vägivalda ja kõik võimalikke asju täis. Mõni küsib, no mis selles on, eks ta suudab ka mõista, et see on ikkagi ju mängija. Nüüd sa mõtle tagasi natuke, võib-olla oled näinud mõnda analoogset situatsiooni, kus ütleme, 2 last on seal kuskil omavahel mängimas ja siis seal mingisugune konfliktne situatsioon tekib või mis iganes seal mingisuguste asjade ümber, siis äkitselt üks laps tõuseb üles ja paneb teisele rusikaga või ütleb mingisugused, mis öelda, täiesti isegi roppe sõnu ja muutub vägivaldseks ja mis iganes. Mõni lapsevanem võib kõrvalt vaadata, ütleme isegi, kui tema laps on, kuidas ta niimoodi võib käituda? Meie kodus küll niimoodi ei tehta, meil küll ei räägita sükst asju. Kuskilt ta neid on kuulnud, need asju. Nüüd, miks ta neid kuulnud on? Sellepärast, et lapsevanem pole jälginud, kellega ta läbi käib, pole nii-öelda pannud raame, piire, mida ta enesesse paneb. Ja mida see mõjutas selle lapse käitumist? See on nüüd väline käitumine ainult ja mõni ütleb, et see võib-olla ei pruugi katastroofiline olla. Tegelikult sellised asjad võivad olla mingil hetkel katastroofilised. Täiesti, sest et tavaliselt, ütleme, kui lapsed on lastud nii-öelda kasvada selle maailma mallide järgi, siis mingil hetkel nad hakkavad ka nende samade agressiivsete käitumiste põhjal tegema väga tõsiseid ja valesid valikuid. Nad mässavad alguses lasteajas, siis nad mässavad koolis õpetaja vastu, siis kui nad koolid isegi kui saavad lõpetud kuidagi, siis nad lähevad ja hakkavad töökohas mässama, siis nad hakkavad riigisüsteemi vastu mässama ja nii-öelda eirama igasugused reeglide printsiipe, elu ongi kogu aeg üks mäss ja segadus tegelikult. Ja millest see on hakanud peale? Sellest, et nad ei ole ennast õppinud alistama. Mis asjadele? Jumala sõna printsiipil tegelikult. Ja see hakkas juba väikesest peale. Me peame aru saama, et sõnadel ja mõtetel on väga tõsine potentsiaal meid kujundada. Ja see võib olla nii ohtlik materjal tegelikult. Vaate vahel me peaksime aru saama, et kui sul oleks mingisugune, mul on siin klaasitäis vett lihtsalt. Ma tean, et see on klaasitäis vett, siin ei ole midagi muud. Ju keegi võtaks mingisuguse täiesti selgelt teada oleva mürgi, mis iganes, mis kujul ta siis ka oleks mingisuguse pulbri või terade või mis iganes asjade kujul ja see on mingisugused pakenised peale lausa märgitud, see on mürk, ütleme, mis iganes, ütleme mingisugused, ma ei tea, näiteks taimekaitsevahend või midagi sellist või mingisugune asi, mis on kapitaalne mürk, muidugi tänapäeval muidugi paljusid asju enam ei lubata, aga ütleme, et see on teada mürk. Nüüd, ja keegi minu nähes valab selle sinna sisse, segab selle ära ja ütleb, et kas sa sooviksid juua? Ma usun, et nii palju, kui sul mõistus peas on, sa ei võta ja sa ei joo seda. Miks pärast? Sest sa nägid, mürk pandi siia sisse.
Ja miks pärast, sest sa saad aru, et sellel mürgil on potentsiaal sinu organism sassi keerata, kuni võib-olla, kui ta on väga karm, siis lausa sind ära tappa. Nüüd, paljudel kristlastel ei ole tõsist arusaamist sellel, et teatud mõtetel on potentsiaal sind ära tappa. Ja, no see ei juhtu kohe päeva pealt. Nüüd üks sükene nii-öelda asi, mis tegelikult on täiesti reaalselt ajaloos toimunud. See jookseb, ütleme, väga palju sinna keskaja perioodidesse. Nüüd ma ei ütle, seda kogu aeg tehti, aga aeg-ajalt, ütleme, paljudel kuningatel ja isegi justkõstel kuningatel olid nii-öelda, nad nimetasid vahest neid joogikallajateks, kuidas iganes need ametid olid. Ja nende ülesanne oli ka ennem seda, kui selle jooki anti kuningale, seda ise juua. Ja see mõte oli selles, et kui tema joob ja püsti jääb, siis on kõik hästi ja kui tema nii-öelda kukub pikali, siis ta on nii-öelda läinud ja tema parem jätab selle joomata. See oli nende nii-öelda strateegiline mõtlemine. Aga seda, et ka sellistes perioodides oli see, et neid mürke ja asju, millega mürgitati neid isegi inimesi ja isegi vahest ka kuningaid, neid pandi väikeste koguste kaupa ja need ei mõjunud kohe. Need ei olnud niimoodi, et nagu ta pani selle joogi, selle klaasitee sisse ja siis ta kõmdi oli külili maas ja ta oli läinud. Ei. See oli see, et pandi mingisuguste väikeste koguste kaupa natukene, veel natukene ja veel natukene ja siis mingi kuude võib-olla isegi vahest isegi aastate pärast äkitselt ta tervid oli plaksti metsa, seda suri ära. Ja mõni võis mõelda, mis taga nüüd juhtus ja tegelikult talle söödeti väikeste koguste kaupa seda mürki sisse. Mõtetel on täpselt samasugune potentsiaal. Sellepärast me peame kontrollima seda, mida me mõtleme, mida me laseme enda mõttemaailma minna. Me peame sellest endale väga tõsiselt aru andma. See ei ole lihtsalt, et nagu mina saan teha. Kohe me sinna jõuame ka varsti, aga sina võid kontrollida oma mõtlemist. See ei ole juhuse küsimus lihtsalt, mis me saame aru, mõtted võivad tulla. Selle kohta on Kenneth Hagin ühe võib-olla isegi mõndade inimeste jaoks väga tuntud lause öelnud, on see, et linnud võivad lennata üle sinu pea. Ja kui sa lähed õue, ilmselgelt sa võid näha vahest kuskil mõnda lindu, ta läheb kuskil, lendab sinust üle ja sa ei saa seda otseselt peatada. Aga kui sellel linnul peaks tulema sükene hea idee, et ehitaks sulle pesa pähe, nüüd ma ei tea, see on väga absurdsena kõlab, kas sa seda saad peatada? Ilmselgelt saad. Mõne inimesel on kogu aeg linnupesa peas, ta käib sama ringi. See võib olla huumor, aga sa saad peatada seda. Ehk siis samamoodi on ka mõtetega. Mõtted võivad tulla, aga see, kas nad jäävad sinu mõtlemisse ja kas sa mõtiskled enda asjade üle või mitte, see on sinu valiku küsimus. Ja sinna me mõne hetkega pärast ka jõuame, kas selles järgmises osas. Aga see on nüüd väga oluline see, et me õpime oma mõtteid valima just teades selle põhjal, milline potentsiaal nendel mõtetel on. Kas luua ja ehitada midagi meie elus, midagi väga head ja väga positiivset või siis tegelikult tuua totaalset hävingut. Ja kui me oleme mingisse punkti jõudnud, siis me peame endale aru andma, miks Piibel nimetab seda meeleparanduseks. Lähemegi seda, et sa tõmbad selle vale mõttemalli maha, lammutad selle ära, nii-öelda hävitad selle ja nüüd võtad Jumala sõnast õige mõttemalli ja paned selle asemele ja otsustad selle järgi elada ja selle järgi tegutsema hakata. Ja see on tegelikult väga oluline asi, miks Jumala sõna nimetab ka meeleparanduseks just. See, et midagi parandatakse, ehk siis mõtlemisest toimub üks parandamine, arusaamades, suhtumistes toimub üks parandamine. Ja Piibel räägib sellega peale, et kaasas käima ka meeleparanduse teod. See ei tohi olla lihtsalt üks sõnakõlks, see ei tohi olla, et okei, ma teen nüüd nii, enam ma ei tee, mis iganes. Ei, see peab olema väga selge otsus. Ma otsustan muutuda, ma otsustan teha teistmoodi, ma otsustan välja vahetada oma vale mõttemalli, visata selle välja ja teha seda, mis Jumal on ütelnud. Aamen.